jutust või mis kellaajal iganes sa seda vaatad. Mina olen Elis ja see kanal on Puhas Kaos. Sellel kanalil näeb siis hetkel igasugust sisu. Ja täna on plaanis meil veeta päev minu koer Teslaga. Muidugi mingid väiksed asjad, mis käivad siia ja sinna juurde, aga ma ei ole veel hommikuski söönud, nii et kõigepealt tahaks seda teha. Ühesõnaga, mul on sellel aastal uus harjumus ja ma teen endale hommikuti või päeva jooksul ühe apelsinimahla ise käsitsi, sellepärast et mulle meeldib. Ja meil on küll olemas mahlapress, aga selle pesemine kõik võtab nii palju aega, et ma olen harjunud nüüd, et ma teen endale käsitsi sellega apelsinimahla. Ja mul oli suur sõltuvus poemahlade vastu ja kuna ma ei taha neid suhkrulakse saada, siis see oli teine põhjus, miks ma otsustasin. Ühesõnaga, mis meil täna veel plaanis, siis täpsemalt on see, et jah, me veedame siis päeva minu koera Teslaga. Mängime, teeme trikke ja räägin natukene ka sellest, mis mured koeraga elades on ja mis mured ei ole või mis on toredad. Mul on täna siis selline päev, kus ma olen üksi kodus. Karl on tööl. Minul on juhuslikult vaba päev ja mõtlesin, mis oleks parem oma vaba päevaga teha, kui veeta see koeraga, on ju. Karl on ka täna pikalt tööl, nii et muidugi terve päeva. Ma ei saa koeraga päris alles, kuna on vaja koristada ja natuke on vaja arvutis tööd teha. Aga see on väike osa. Hakkan siis hommikussema. Nüüd on meie päevakangelane ka kohal. Tesla tuli siia näita ennast. Joo, minu päevakangelane Tesla. Meil on selline aeg, et me nüüd sööme ja natuke kaisutame. Ja peale seda vaatame, mis edasi teeme on. Ta ei tea, mida arvata. Aga emme hakkab sööma. Me näitame siis teile trikke, mida Tesla oskab. Tesla teeb päris palju trikke, aga sellega on see asi, et ta ei saa palju põranda peal paljusid trikke teha ja siis sellepärast ma teen temaga neid praegu diivani peal. Et ta on lihtsalt nii libe nende trikkide jaoks see põrand. Praegu meil ei ole vaipa ka, muidu ta tegi ikka vaiba peal. Aga meil on jah nii mõnigi trikk, mida me oskame teha ja need juba teeb ise, aga teeme kõige esimesena. Tere! Anna ilus tere. Oi, veel ilus tere. Tubli. Istu. Tubli. Ja teeme lama. Lama. Väga tubli. Keeruta. Keeruta teistpidi ka ja keeruta veel korra ja veel korra. Keeruta niipidi veel, niipidi. Tubli poiss. Räägi. Räägi ilusti. Räägi. Kõvema häälega. Au. Räägi. Jah. See on see, mida me veel harjutame või õpetame. Siis on ta meil niimoodi teeb paigal. Võin talle maiuse siia ette panna, siis ei tohi midagi teha. Paigal, enne kui on üks kindlad sõna, mida me talle ütleme. Ja siis ta saab
siis ma võin talle ka teha selle paigale niimoodi, et panna maiuse siia nina juurde. Tavaliselt hakkab eemale minema, sest et kiusatust ei oleks suurt. Ja nii Tesla. Kui ta väga ära tüdineb ootamisest, siis ta hakkab haukuma, annab märku, et kuule, kas sa mind ära ei unustanud, et anna nüüd mulle maius või anna mulle luba süüa. Aga muidu ta on üpris tubli sellega. Vot. Nii, aga anname siis talle loa. Jaa, võid võtta. Nii, kas näitame seda ägedat trikki, mida issi pidi selgeks õpetama, aga tegelikult õpetasin mina talle selle selgeks. Tuh! Ei, tule püsti. Tuh! Tal on aeg-ajalt raske püsida. Ei! Okei, võta praegu. Teeme ühe tuhi veel. Et jah, ta aeg-ajalt ei ole kannatust, et selles lamamise asendis olla. Ja siis ta on olnud valvel, kuna ta võib saada maiust. Selle trikiga oli selline lugu, et Karl tahtis väga, et me selle koerale selgeks õpetaksime. Ma ütlesin, et hea küll, ta võib selle õpetada koerale selgeks, kui ta ise õpetab. Aga sinna see jäigi ja lõpuks õpetasin ikka mina selle selgeks talle. Me lähme uue. Tahame minna. Lähme uue. Jõudsime uuest tuppa tagasi. Nüüd on võib-olla aega natuke rohkem rääkida. Vahepeal siis käisin Teslaga õues, mängisin taga ja ta on meil lühikarvaga koeranja, aga ma ei pane talle jopet selga. Ja sellel on väga lihtne põhjus, kuna talle ei meeldi ja ma ei hakka suruma. Ma näen, kui koeral on külm, ma võtan ja rohkem ei ole taga õues, tuleme lihtsalt tagasi. Talvel siis ta teeb oma üksikud asjad seal ära, aga suvel siis teeme pikenemaid jalutuskäike. Tahtsin rääkida teiega ka natukene nendest muredest või mis elu on üldse koeraga olles, et koeraga on väga tore. Ta on kõige nunnum sõber, ta armastab sind, iga päev tuleb kojust, et keegi ootab sind koju, nii tore. Kallistab, musitab, kaisutab, annab tegevust, kui igav on. Jah, tuleb õues käia, kõik need asjad on toredad, aga sellel on ka miinuspooled. Näiteks see, et kui me olemegi pikalt tööl ja ta peab nii kaua üksi olema või kui me tahame kuhugi minna, siis mina ei ole selline inimene, kes suudab koera jätta, ma ei tea, terveks päevaks üksi koju nagu puuri või kuhugi, ma alati mõtlen siis, kes teda tuleb jalutama, kes tuleb vaatama, kes tuleb tegelema, kes võib-olla jääb ööseks, kui ma tahan kuhugi minna, kuhu me koera viia saame. Kõige kurvam lugu on selles, et meie koer on mega tubli meiega ja mega sõbralik siis nende inimestega, keda ta tunneb. Aga paljud inimesed, kes talle võõrad on, siis ta võõrastab või kardab nii väga, et hakkab haukuma. Ta isegi, kui väga järski liigutusi teha, siis võib hammustada. Ja sellepärast inimesed ei julge meile külla tulla. Me ei saa kuskil käia niimoodi, et me koera kaasa võtaks, eriti välja arvatud Karli vanemad. Ja see on hästi kurb, sest
tegelikult, kui mul sõbrannad näiteks külas käisid, siis ta algul ka tund aega haukus, tahtis harjuda, aga lõpuks siis harjus ära ja siis sai ta juba ilma suukorvita olla rahulikult, chillis, midagi hullu ei olnud. Et tegelikult ta harjub inimestega ära ja kui ta on inimestega harjunud, siis teinekord ta enam ei ole nii kuri. Lisaks ma kardan, kuna me oleme kortermajas, kardan seda haukumist jubedalt, ma ei taha naabreid segada. Ja vabandust naabrid, kui koer on haukunud. Me ostsime koju endale kaamera just nimelt selle jaoks, et vaadata, mis siis ta teeb, kui meil kodus ennast ei ole. Ja siis ta ei haugu. Me oleme vaadanud, et ta väga tublisti, tüdu toimetab oma asju, aga ta ei haugu. Ja kui me kodus oleme, siis ta haugub üldjuhul, kui keegi ukse taga kõnnib mööda või õues tuleb väga suur lärm või meil oleks rõduuks lahti või kui naabrid kostavad tuppa, siis ta hakkab ka haukuma. Aga me üritame alati teda korralikult maha rõhustuda, lohutada, et kõik on hästi, ohtu ei ole, kedagi ei tule. See on nagu põhimure, mis mul taga on. Muus osas varem me saime taga nagu rohkem tegeleda, et talle igasuguseid ülesandeid asju. Kahjuks praegu on nii, et meil endal ei ole nii palju aega temale anda siukseid ülesandeid või tegevusi. Ilmselgelt see mõjutab teda, et me üritame viimasel ajal rohkem oma elu niimoodi ümber settida, et me saaks taga nagu võimalikult palju teha. Mida te veel tahaksite koera kohta teada? Ma hea meelega räägin teistest väga palju ja üldse kogu koera hoidmisest. Mul võib-olla ei tule kõik endalt pähe. Kuuman, Tesla praegu läks tütti, et kuna ma alles käsin õues jalutamas, siis ta praegu väsinud, las ta puhkab, ma saan rahulikult tööd teha. Pärast vaatame, mis mängime. Ja, koer magab meie voodis meiega. Ta on nii pisike ja tegelikult ta võtab päris palju ruumi isegi, kui ta pisike on, sellepärast, et ilmselgelt ta laiutab nagu mõlema vahele. Algul me treenisime teda nagu öösiti puuri ka, aga siis mul hakkas nii kahju tast. Aga puuritreeningu me tegime ikkagi nii palju ära, et kui me kodust ära lähme, siis ta on puuris, sellepärast, et see on nagu talle turvaline koht. Ta teab, et seal on kõik hästi, kui ta seal on, ta ei pea stressama, et kogu korterit valvata ja see on nagu hea. Ta võidab siin niisama ka väga palju oma puuris siis. Ühesõnaga, siis vist praegu on kõik. Vaatame, varsti hakka mängima tega veel ja siis mingi hetk võiks Kalev koju tulla, siis näitan teile, kuidas ta kallistab, kui keegi koju tuleb. See on tõesti nii armas. Aga teen siis natuke tööd. Okei, vahepeal on pimedaks läinud, kuigi kell ei ole palju, kell on alles 4. Aga lähme piiluma vahepeal, mis ta teeb ja siis käid chillime temaga ja vaatame, kuna Karla koju tuleb. Ilmselt veel mitte nii pea. Siin on telekas mängib, ma panen ta korra kus. Mis on? Mul on selline asi, et mulle käib koerale telekas päeval, sest muidu iga naabrite haukumine või asi, siis teda häirib, et see telekas summutab ja tõus. Ma panen talle multikaid lihtsalt käima, et ei häiri mingid tulistamise ja ma ei tea, müra ja kuputamise hääled seal ei käi tavaliselt. Aga kohe näitan teile tipu. Tere hommikut! Tuleb ka teleka juurde või? Vaatame koos telekat. Vaadake, kui vähe on nii nunnu. Joo. Tesla nüüd magata saanud. Ta ei ole kaisutama tulnud. Seega ma mõtlesin, et tal oleks vaja natuke tegevust teha ja annan, et talle puuslet lahendada. Ma kohe näitan, milline puusle tal on. Ta oskab lahendada seda, ehk siis oskab neid lükata, aga ta ei oska seda lahendada, kus on siis see, et ta peaks justkui suutma lükata seda õigesse kohta ja siis lükkama selle ja siit alt saaks maiuse. Ja teiseks siin kõik on mõni maius olla, ma vahest proovin, et ta hakkaks seda tegema, aga ta ei hakka. Kui ma viitsin, siis ma õpetan teda selle jaoks. Vaatan, kuidas läheb. Panen praegu lihtsa peale. Panen siia sisse. Panen siia ja panen siia. Nii,
otsi. Ära hammusta. Nii, tubli! Me vahepeal ei ole suht midagi teinud. Tesla ootab ikkagi väga juba Karli koju. Ma näen juba päevast päris lasitud välja. Ja ta on oma puuris veel. Kohe näitan. Ma räägin, et ma teeme kohtus olla. Nii, aga minu mõte on see, et varsti peaks Karlil lõppema ja tal on kõht väga tühi. Seega paneks mingi toidu kokku. Kuna õhtu on ja mingit toitu kumkumist täna enam tegema ei hakka, siis tuleb siuke snäkikas teha. Sain ette valmistatud. Nachod. Juust. Siia tegin siis see juustukaste, ise tegin tommati, sibula, mingi asja. Ja siin on tšillikurk, mis meil veel oli, mõtlesin, panen sellega siia. See kuradi magar. Meil on see kaamera, Teslat vaadata ja näete, ta piilus mind, sest see kaamera näitab täpselt sinna peeglisse, sealt näeb köök ilusti. Ja nüüd piilub siia. Ma näen teda. Tere! Mul ei ole mikrit taga, aga Karl jõudis koju ja kohe näete, kuidas Tesla siis tuleb ja kallistab. Ühesõnaga, reaalsus kõndimisel, koeraga õues käimisel on see, et Karl käib niimoodi üksinda üldse enamus ajast. Aga kuna täna oli minu ja Tesla päev, siis ma pidin kaasa. Tahtsin veel teile näidata, mis juhtub, kui me ütleme Tesla, kas sa tahad tuttu minna? Lähme tuttu või? Lähme tuttu. Ja tema on valmis. Ta alati ootab õhtuti seda, et me tuttu läheks. Nii väga, nii tipu. Tahad tuttu minna? Jah. Selline oli siis meie päev täna Teslaga. Kahjuks ta väga palju minuga olla ei tahtnud, kaisutama ka väga ei tulnud, me seda ei saanudki väga näidata. Aga eks mõni teine päev on veel ja saab veel näidata, mis me teeme õnnetipu. Aga tänaseks videoks kõik. Kui sulle meeldis see video, võid likeida, võid subscribe'ida ja näeme juba järgmises videos. Tšau! Aga teeme niimoodi, et teeme tuh! See oli küll ahja suremine. Nii. Tere hommikut. Tere hommikut. Okay. Tere hommikut. Ning seejärel mõtlesime korra eelnevat konflikti lahata.